Tere, minu nimi on Kati. Ma olen lõpetanud Ateljeeri meigikooli aastal 2019 ja tegutsen iluvaldkonnas. Ma iseloomustaksin Ateljeeri õppeprogrammi mitte staatilisena, vaid pidevalt muutuvana ning arenevana. Mulle meeldib, et programmi loojad arvestavad õpilaste tagasisidega ja vastavalt sellele muudavad siis iga järgneva programmi või siis koolituse materjalid nagu veel paremaks. Kui ma asusin õppima Ateljeeri meigikooli, siis ma tegelikult olin juba iluvaldkonnas tegutsev, et otseselt see sellist stardi enesekindlust see mulle ei pakkunud, küll aga julgen kindlalt väita, et kui keegi noor inimene tuleb ja valib selle kursuse enda esimeseks kursuseks, siis ta saab kindlalt selle enesekindluse, et alustada ning jätkata. See on tegelikult väga huvitav, kuidas ma üldse sattusin siia kooli. Algselt ma otsisin enda käelise tegevuse siis nagu upgrade imiseks mingit kunstialast nagu väljundit, otsisin Pärnu kunstikoolides mingit kursust, aga ma kahjuks ei leidnud, aga Google kuidagi sujuvalt suunas mind Ateljeeri meigikoolini. Käisin vestlusel, Merlin oli väga sümpaatne ja sellest tuli ka otsus alustada siis meigikoolis, et ma arvasin, et see ei jookse mööda külge alla, et parandada siis enda käelist tegevust selles valdkonnas, kus ma toimetasin juba. Kõige väärtuslikumaks ma pean siiski inimesi, kelle ma sain siit kursuselt nii-öelda kaasa. Mul on väga hea kontakt säilinud Merlini ja Sirlega, et ei ole vahet, mis nõu mul on vaja, kas siis kujunduse vallas, meigi vallas, ma ei tea, mis tahes vallas, et alati aitate nõuga. Ja muidugi oskuste poole pealt värvivalgusteooria, mis oli täiesti aha-moment, ma võiks isegi öelda, ja mis kõige enam aitas mind minu töös areneda. Inimtüüpide nagu siis analüüs, et ma oskan valida inimestele nagu siis õigeid värvitoone. Ma paneksin südamele, et olge julged, katsetage, ärge kartke ebaõnnestuda, sellepärast et kool ja just see praktiline pool on see, kus te võiksitegi ebaõnnestuda, sellepärast et teie kõrval on professionaalid, kes aitavad sellest olukorrast siis väga lihtsasti nagu välja ujuda ja see õpetab kõige rohkem. Et millisel moel te saate sellest olukorrast nagu väljuda ja harjutage kindlasti ripsme tutikute paigaldamist kodus. Läbitud kursus tõstis minu taset oma valdkonnas. Ma tundsin, et minu käeline tegevus muutus nagu kordades paremaks. Ma jäin enda töösooritustega rohkem rahule. Ning mida ma siit veel kaasa võtsin, oli see, et ma soovisin muuta enda koolituse programmi sama professionaalseks, kui oli seda Ateljeeri nagu koolituse ülesehitus. Et võtsin siit kaasa ka selle, et ma pidevalt arendan enda koostatud õppeprogramme siis. Ma ütleksin, et neid aha-momente oli iga päev, kui ma tulin kooli. Et iga päev õppisin midagi uut enda kohta, toodete kohta, meigikunsti kohta. Et ja, kõik see oli nagu vajalik ja kõik oli vääriline. Humoorikalt ma ütleks, et kõige rohkem jäi mulle meelde see, et Merlin ütles, et ärge patsutage selle pruuniga. Et see tähendas seda, et olge julged, ärge olge nii nagu tagasihoidlikud. Ma soovitan tulla õppima Ateljeer make-up kooli, mitte ainult jumestuskunstnikele, vaid kõikidele, kes soovivad tõsta enda taset, mis tahes siis iluvaldkonnas, et olgugi, et mina ei jätkanud jumestajana, siis see andis mulle väga palju lisaväärtust
olles kulmutehnik ja püsimeigiartist.